Tere tulemast vaatama Õhtulehe välispoliitika saadet nimega Väljast. Mina olen Teele Kaljuvee ja mina olen Nele Kullerkupp. Väga tore, Nele. Räägi mulle, Teele. Enne segan kohe vahele. Räägi mulle. Mind huvitab väga, et me ei ole siin peaaegu nädal aega sinuga omavahel suhelnud ka sotsiaalmeedias mitte. Mõlemal on olnud selline kiire suvine tempo, et mis sulle möödunud nädalast siis eredalt meelde jäi või kõige rohkem sind ärritas või rõõmustas? No rõõmustas mind eelneval nädalal enim Austraalia, mis on nüüd mu uus lemmikriik. Sellepärast mul on igal nädalal uus lemmikriik, sellepärast et riigid üllatavad positiivselt väga toredasti. Nimelt Victoria osariik Austraalias lõi Austraalia esimese ametikoha ministri portfelli, mille nimi on poiste ja meeste minister. Kui ma seda pealkirja esmalt nägin, mõtlesin ma, et kas poiste ja meeste minister on loodud nii-öelda vastukaaluks feminismi liikumisele, et näiteks Ameerikas kurdavad mehed, et tööturul on neil aina keerulisem just noortel meestel siseneda tööturule, sellepärast et teatavasti eelistatakse siis nooremaid naisi, et kuna ühiskond ja debatt on selline, et noored naised on jäänud aastasadu võimalustest ilma, siis justkui nagu suurkorporatsioonide need nõudmised seal soolise võrdõiguslikkusega näitavadki seda, et sa pead võtma tööle mingi osa naisi, mingi osa meesi, välismaalasi ja nii edasi. Aga õnneks ma eksisin. See näitab seda, kuidas peab vaatama pealkirjadest ikkagi eemale. Et tegelikult on see amet mõeldud selleks, et mitte lihtsalt meeste toetamiseks, vaid sellel on kahetine fookus. Ühelt poolt siis poiste ja meeste heaolu, teiselt poolt tegelemine selle kahjuga, mida mehed on siis tegelenud misoküünia mõjuga noortele, nii-öelda manosfääri populariseerimisele, et Austraalias tuleb teatavasti hästi palju selliseid influencereid, punase pilliman influencereid, võib-olla selgituseks neile, et selline internetis pead tõstmas selline traditsiooniline naiste koduloomaks surumine, sünnitusmasinaks surumine, et Austraalias see trend võtab pead, samuti ka Ameerika mõndades osariikides, et tegelikult see portfell meeste ja poiste minister tegelikult seda tähendabki, nagu sa ütlesid, võrdõiguslikkuse ministrit. No mulle kohati tundub, et tegelikult kuidagi justkui alavääristatakse ka neid naisi, kes on ise valinud selle tee, kes tahavadki olla kodus emad ja nii edasi, et kohe paneb ühiskond kuidagi sildi külge, et neid on surutud sinna. Paljud naised on ise selle tee valinud. Absoluutselt, aga see väga oluline vahe on siin see, et kus geopoliitilises olukorras ja punktis sa elad. Näiteks minu üks ka lemmik piirkondi UAE, Dubai üks šeik, on teinud ettepaneku nimetada koduperenaise väljend järgmise generatsiooni võimendajaks. Kui ilus! Aga seal tehakse kõige olulisem töö ära. Et mida me pärast räägime sellest, kui keegi saab mingi pahateoga hakkama, et järelikult on kodune kasvatus täpselt kodune kasvatus on olnud puudulik, lastetuba on olnud vigane ja nii edasi. Et tegelikult see lastetuba ongi niivõrd oluline. Naised, kes on selle rolli valinud, me mõlemad sinuga oleme emad, me teame, et emad, kes suunduvad tööle tagasi, lähevad sinna pigem puhkama, sellepärast, et see kodune töö on tegelikult oluliselt raskem, oluliselt ütleme siis vastutusrikkam ja nii edasi, et mulle tohutult meeldiks, kui see debatt käiks niimoodi, et kuidagi ei jääks alaväärseks ka need naised, kes soovivad kodus olla ja lapsi kasvatada, kes on selle tee valinud. Et neist ei jääks mulje, just kui nad oleks sinna surutud. Aga mis seda aitaks, et kunagi, kui me seda saadet alustasime, siis ma ütlesin sulle, et appikene, et ma ei tea, et kas hoiame nagu teemad rangelt välispoliitika ja poliitika teemalised, siis sina ütlesid mulle väga ilusasti, et teile kõik on poliitika. Ja täna nüüd tööturule naasedes peale 3 lapsega kodus olemist, nüüd ma seda näengi, et see meelsus tuleb ikkagi poliitikutelt, poliitilistest debattidest ja avalikust aruteludest. No ma arvan, et see ongi see sama asi, et kõigest võib rääkida, aga asjadest tuleb rääkida lugupidamisega, mõistvusega ja nii edasi, et ei saa kedagi kuidagi kohe lahterdada ära, sellepärast, et tema seisukohad või tema valikud ei pruugi sinu omadega siis täielikult kattuda. Aga mis sinule eelmisest nädalast enim silma jäi peale siis jalka, ma eeldan? Kummaline on see, et võib-olla ääriveeri need teemad natukene ka on sarnased,
sarnased, aga ma tahaks rääkida ikkagi jalgpalli MM-ist, aga natukene teise nurga alt, et Inglismaa ja Ghana kohtumisest, et sotsiaalmeedias levivad videod näitavad, kuidas Inglismaa äärekaitsja Jed Spence ei suru enne Bostonis toimunud MM-i matši Ghana poolkaitsja Thomas Partey'ga kätt. Ja põhjuseks on see, et Ghana jalgpallimeeskonna abikapten Partey astub Ühendkuningriigi kohtu ette 7 vägistamissüüdistuse ja 1 seksuaalse rünnakussüüdistusega. Nii et päris kole lugu iseenesest. Mina ka ei suruks sellisele inimesega. Ja Spence näis olevat ainus Inglismaa mängija, kes enne MM-i mängu siis Ghana vastu Partey kätte ei surunud. Ta sai sellest palju ka kriitikutelt nii-öelda nahutada. Et ta ei surunud. Et ta ei surunud, öeldi, et see on nüüd jalgpalliväljak ja siin jätame poliitika kõrvale. Aga ma tahtsin küsida, et mida sina sellest arvad, et tegelikult ma leian, et ka spordiskeenel ei saa ju tegelikult eelnevalt juhtunud mõneti kõrvale jätta, et see, mida sa oled teinud ja see, mis inimene sa oled, see käib sinuga ikkagi kaasas. Vabandust, aga kui sa oled spordiväljakul, kui sa oled Eurovisiooni laval, kui sa oled tenniseplatsil, siis sa esindad oma riiki, sa oled välja valitud kõikide koondiste vahelt oma riigi eest oma riiki nii-öelda suurele ilmale tutvustama ja ausalt öeldes mina ka ei suruks kätt ja ma ausalt öeldes imestan, et teised surusid? Ei, ma imestan seda, et kuidas nad seda nagu ette ei näinud, et selline asi võib ju välja tulla. See arutelu tegelikult käis ja õigustajad ongi öelnud, et kuna tegemist on hetkel süüdistustega, et ta on Ühendkuningriigis kohtu ette astumas, et siis teda ei ole veel süüdi mõistetud, see sama lause, et innocent until proven guilty kehtib seal, aga samas ma leiangi, et seda nagu ei saa normaliseeruda ja mul on siia kõrvale tõmmata veel üks teine uudis möödunud nädalast, et mõneti nagu selline vastupidine juhtum leidis aset USA-s, et näitlejanna Christina Ricci kritiseeris kuulsat saatejuhti Jimmy Fallonit pärast seda, kui viimane intervjueeris enda saates MMA võitlejat Conor McGregorit, kes siis on süüdi mõistetud, ta on Iirimaa tsiviilkohtu poolt süüdi mõistetud räige seksuaalrünnaku eest ja ohvrit läbi vaadanud meedik siis tunnistas, et ta pole kunagi varem näinud kedagi nii tõsiste vigastustega. Mis see tähendab siis mingi mutaleerumine? No see oli ikka lihtsalt päris selline vägivaldne ja päris räige seksuaalne rünnak. Aga Ricci tegi oma sotsiaalmeedias postituse, kus ta ütles, et Falloni poolt oli lubamatu sellisele inimrämpsule eetriaega pakkuda. Et näha on seda, et ka pärast sellist MeToo liikumist vahel ühiskonnas justkui ei teadvustata neid eksisteerivaid probleeme ja ma siinkohal tahaks öelda, et selle koha pealt peab fookus alati paigas olema. Ja ma ei arva seda, et ründajateks on alati meesterahvad, ründajateks on naisterahvad ja need olukorrad on võib-olla veelgi hullemad, sellepärast, et tihti meesterahvad ei julge sellest rääkida või neid ei võeta tõsiselt. Et ma leian, et kui sa oled niivõrd suure platvormiga inimene, sul on nii palju austajaid, sul on nii palju inimesi, kes sulle alt üles vaatavad, sama ka jalgpalluri puhul, et siis sa pead hoidma seda head joont, et sa ei saa selles mõttes, ühesõnaga, eriti kui sul on niivõrd suur platvorm, sul on niivõrd palju inimesi, kes sulle alt üles vaatavad, sa oled vastutav nende inimeste eest ja sama asi ka jalgpallurite osas, et nii palju ma kujutan ette, et on noori poisse, kes mõtlevad, et nemad tahaksid saada ka jalgpalluriks, see on nüüd hea, ütleme siis väravakütt, see on hea kaitse ja nii edasi, et see taust võiks olla puhas või vähemalt võiks olla puhas see sinu mõtlemine või meelelaad või mis iganes. Et kahjuks jah, et on näha, et ühiskonnast ei ole siiski suudetud välja juurida seda, et hea intervjuu nimel ma olen nõus võtma saatesse kellegi ja vaatama mööda tema tehtust. Täpselt nii, aga ma olen väga õnnelik, et Eesti on selles osas esirinnas, vähemalt mulle tundub, et siin me ei tolereeri inimesi, kes on oma kodus elukaaslaste ja laste nii-öelda emade või isade vastu inetud olnud, et just nädalavahetusel oli Kroonikas uudis, kuidas Aarensburgis jäeti huvipuuduse tõttu ära Tanel Padari kontsert, et tegelikult on ka see poliitika, et siit on sõnum meestele ja ka naistele, et ärge olge pahad, ärge olge väärkohtlejad, siis on ka teie karjääris kõik hästi ja kui ei ole, siis vabandust, aga siis läheb pekki ka sinu jalgpalluri karjäär ja ka esirokkari karjäär. Aga meie läheme nüüd edasi hoopis teiste teemadega, suundume Ukrainasse ja räägime sõjaväealistest Ukraina meestest ja sellest, kuidas nad üritavad mobilisatsiooniseadusest kõrvale hiilida.
Euroopa Komisjon tegi reedel ettepaneku lõpetada sõjaväeealistele Ukraina meestele pagulaskaitse pakkumine Euroopa Liitu elama asumiseks. Brüsseli sõnul tehakse muudatus Kiievi palvel, mille armee on hädas sõdurite nappusega. Teemat arutame Riigikogu väliskomisjoni liikme Urmas Reinsaluga. Tervist! Tervist! No tegemist pole Ukraina jaoks mitte mingisuguse uue murega, et riigist on lahkunud sadu tuhandeid võitlusealisi mehi, see on siis 23–60. Et on see teie hinnangul mõjutanud riigi senist võimet agressori vastu võidelda? Kindlasti, et see on ju väga ratsionaalne ette kujutada, et kui riigist mobilisatsiooni alused mehed, kes siis ei soovi osaleda ilmselgesti siis kaitseväe kohustuses lahkuvad, siis nõrgendab Ukraina sõjalist suutlikkust. Ja Ukraina on seda varem piiranud niisuguste leebemate variantidega. Nimelt on valitud see mudel, et need Ukraina kodanikud, kes siis on mobilisatsiooni alused, neil ei pikendata, kui nad asuvad välisriigis, neil ei pikendata dokumente ilma, et nad ei naaseks Ukrainasse. Kui nad naasevad Ukrainasse, siis nad omakorda ei saaks Ukrainast välja. Siis nüüd on tõepoolest elav jõu nappuses on valitud siis selline suund, et Ukraina valitsus on taodelnud ka Euroopa Liidult, et siis ajutise kaitse võimalus, mis tähendab seda, et automaatselt Euroopa Liit seni on andnud kõigile Ukraina kodanikele õiguse oma territooriumil asuda, et seda siis kitsendada vastavale grupile, see on siis Ukrainas mobilisatsiooni alused, jutt käib siis nii reservist kui ka siis mobilisatsiooni alused on siis 23–60 aastased mehed. No Taani juba kehtestas esimese Euroopa Liidu riigina vastava seaduse, aga neil on ka õigus seda iseseisvalt teha, sellepärast et nad ei ole Maastrichti lepinguga liitunud, need on eritingimustel Euroopa Liitu astunud, aga teised peavad siis nagu üheskoos selle otsuse vastu võtma. Aga kas see mõneti näitab ka Euroopa Liidu frustratsiooni tekkinud olukorraga? No ma arvan, et see on ratsionaalne otsus, et samas see otsus ei puuduta, mida on Euroopa Komisjoni ettepanek käsitlenud, mille üle võiks ju ka arutada seda, et mis saab nendest, siin on kõlanud numbrid tõepoolest sadades tuhandetes, täpset informatsiooni siin ametlikult ei ole, seda võib demograafiliselt tuletada, et see ei puuduta neid, kes juba Euroopa Liidu ükskõik millise liikmesriigi territooriumil asuvad. Et nende see ajutise kaitseõigus säiliks. Aga selle taga on kindlasti niisugune praktiline probleem, et miks seda varem Ukraina valitsus ei ole teinud, ilmselt on selle taga mingit tüüpi sisepoliitilised kaalutlused või ka arusaam siis sellest, et olukord ei ole nii kriitiline, aga sõja kulgemisega määramatusse tulevikku on Ukrainal vaja arusaadavalt siis tegelikkuses tekitada olukord, et selles on oma ju praktiline kaalutlus, aga selles on oma tugev moraalirisk. Kui osa mobilisatsioonialustest meestest on aastaid rindel sõjategevuses osalenud või mingis muus reservülesannetes ja kui selle alternatiiv on, et inimesel õnnestub kuidagi Euroopa Liitu lahkuda, siis kindlasti see on moraalselt ei ole kuidagi õigustatud. Kas siin on oht, et võib tekkida nii-öelda must turg ja inimsmuugeldamise oht, nagu oleme siin teiste rahvuste puhul näinud, et mis see laiemalt see oht võiks olla? Ma arvan, et siin võrreldes kehtiva olukorraga siin suurt ohtu eraldi tekkida ei pruugi, sellepärast, et ega ükskõik, mis hinnatakse, Ukraina enda väljaanded hindavad ligi 100 000, 70 000 mobilisatsioonialust meest on sõja ajal on olnud võimelised siiski Ukraina territooriumilt ennast välja smugeldama, et ju see kavatsus või see ikkagi reaalselt säilib. See, kui inimesed ei taha oma siis põhiseadust tulenevat kohustust oma kodumaad kaitsta, ei taha seda teha, et eks siis hoitakse kõrvale Ukraina riigi sees või siis püütakse Ukraina riigist lahkuda. Et ma arvan, et see oht eraldi võetuna ei kerki esile. Kui suur üldse Euroopas praegu nende ukrainlaste meeste hulk on, Ukraina meeste hulk on, kes praegu just ka ennem on põgenenud ja eemale hoidnud oma kohustusest kodumaad kaitsta? Kas see hulk on suur või ei ole? No neid on sadu tuhandeid. No kui me võime demograafiliselt oletada, et me räägime ligi 5 miljonist ukrainlasest, kes üldse on lahkunud siis sõja ajal Ukraina territooriumil kui põgenikud, kõik Euroopa suunal, siis me võime
oletada seal, et nende mobilisatsioonialuste meeste arv tõepoolest on kuskil suurusjärgus vähemasti veerand. Et me kõneleme väga suurest hulgast inimestest ja on selge, et praegu, ja seda on näidanud ka rahvusvahelised analüüsid, Ukraina on väga tõsise probleemi ees just nimelt, et kust leida oma üksustele täiendust, väga paljud üksused on ka alamehitatud seetõttu, et ei leita seda täiendust. Ja ma usun, et selle sammu astumine ongi praktilise iseloomuga, aga nagu ma ütlesin ka, selles on oma moraali küsimus, et me võime alati asetada ju ka need samad valikud näiteks Eesti sarnase olukorra, et kindlasti Eesti riigi kaitsmisel me kujutame ette, et kaitseväe kohuslased, kui nad on välisriigid, nad naasevad Eestisse ja kõik panustavad. Kas meil Riigikogu väliskomisjonis on seda teemat arutatud? On meil Eestis sellega probleem on näha, kas siia on tulnud neid sõjaväealisi meesterahvaid? On, ega ma arvan, see demograafia on sarnane, kui ta on ülejäänud Euroopas, et ka sõja ajal on siin kindlasti ka, et nende, kui me kõneleme Ukraina põgenikest, kes on Eesti riigi territooriumile tulnud 10 000, siis on kindlasti tuhanded nendest vähemasti ka siis sellesse demograafilisse gruppi kuuluvad. Ja seda on aeg-ajalt Eesti parlamendis ka üles tõstatutud, et kas Eesti peaks seda kuidagi autonoomselt piirama. Sisuline loogika nüüd selles ajutise kaitse andmisel ongi, et see on nii-öelda Euroopa Liidu ülene otsustus. Aga millised need autonoomsed piiramise võimalused meil siis on? Ma saan aru, et komisjon lubab, et need mehed saavad ikkagi taotleda varjupaika, et kas see on selline viis vastutus teistele riikidele edasi veeretada või mitte? See komisjoni ettepanek sisaldab endast seda, et esiteks, kui see ajutine kaitse on automaatne, kõik isikud, kes selle grupi alla kuuluvad, antud juhul siis ukrainlased, need selle õiguse saavad. Kui seda piiratakse ära, et üks grupp ei saa, antud juhul siis mobilisatsiooni õigusega, siis nemad seda ajutist kaitset ei saa, kuid igal riigil on olemas siis õigus, mis on riigi suveräänne õigus otsustada, et ta üksiku isiku, ma ei tea, tagakiusamise või ohu kaudu, et siis on ta võimeline andma. No Eesti on üldiselt olnud selle pagulasseisundi andmisel eraldi võetuna muus kontekstis on olnud konservatiivsem. Ma ei näeks põhjust seda siis hakata eraldi kohaldama, eriti veel arvestades seda, et Ukraina riigi valitsus on seda taotlenud. Milline nüüd Eesti valitsuse seisukoht on sellele Euroopa Komisjoni ettepanekule eelnes ka arutelu Euroopa siseministrite vahel, kus siis üldine tõdemus oli, et valitses niisugune peaaegu või laias laastus konsensus. Tõsi, ma nägin Eesti siseminister märkis Deutsche Wellele antud intervjuus, et eelistaks, et see senine süsteem säiliks. Ma arvan, et Eestil on siin arukas seda Euroopa Komisjoni ettepanekut toetada, lähtudes just nimelt Ukraina enda taotlusest ja silmas pidades seda sõjalist huvi, aga ka siin, kui Ukraina ise on jõudnud ka seisukohal, et selles on ikkagi põhimõtteline moraalirisk, ma kujutan ette, et siis ka seda tuleks arvestada. Te olete see ajal Ukrainat külastanud. Kas on näha, et ukrainlaste selline sõdimistahe, kaitsetahe on kuidagi aastatega ütleme siis ära kulunud, et on nad väsinud sellest sõjast? Või on see vastupidiselt just kasvanud, et see frustratsioon suureneb, viha suureneb ja need kaotused, mis on juba olnud, et tuleb kuidagi ära õigustada siis nii-öelda vähemalt riigivõiduga? Ma ütleks nõnda, et eks see on laineline, et praeguse seisuga, kui varem mingites erinevates etappides oli inimestel andis jõudu lootus, et ehk lähemas tulevikus saabub pööre ja selle kaudu on võimalik mobiliseerida ja mis on asendanud ka siis pettumuse lainega, kui seda ei ole tegelikult juhtunud. Et siis nüüd tunnetatakse, et ühelt poolt on sõjalise jõu puhul Ukraina on aktiivsemas rollis nüüd viimaste kuude jooksul olnud, see annab kindlasti inimestele energiat, aga teiselt poolt on tajuda seda, et inimesed valmistuvad ka selleks, et sõda võib tõepoolest kesta ettenägematu tuleviku perspektiivis ja ma arvan, et see on kindlasti ka Ukraina valitsuse poolt signaal,
nii enda ühiskonnale, aga ka vastasele, et selleks valmistutakse ja muuhulgas rakendatakse ka pikaajalisi meetmeid, et elav jõu nappust siis kompenseerida. Aga mida ütlevad nüüd eelpool nimetatud debatid laiemalt, et nädalavahetusel oli Gdanskis Ukraina ülesehitamise konverents, kus meeleolu oli ülev ja kõik olid väga valmis vähemalt näiliselt toetama, kuid Euroopast tulevad siis vastakad nõudmised, debatid, kaalutlused. Mida see tähendab nüüd, et kas praegu on sellised tingimuslikud nõudmised võib-olla näitamas seda, et 3 aastat tagasi olid ühed mõtted ja nüüd on teised. Kuidas sellesse suhtuda? Ma usun, et kui oleks ka aastaid varem Euroopa Liidule Ukraina valitsus sellise taotluse esitanud, ju see oleks võetud ka tõsiselt kaalumisele. Et kas siis nende mobilisatsiooni või kutsealuste meeste sissesõitu Euroopa Liitu või seda nendele ajutise kaitse andmist piirata. Et miks seda varem Ukraina ei teinud, ma arvan, et selles olidki mingit tüüpi sisepoliitilised kaalutlused seal taga. Nüüd iseenesest, kui loogiliselt mõelda, siis ma arvan, et see käsitlus on igati tervemõistuslik, et me anname seda Euroopa rahvad, riigid on valmis andma ajutist kaitset siis abivajajatele, kes on lapsed, naised, siis terviselt mittesuutlikud, aga neile, kes on võimelised ja kellel on kohustus oma maad kaitsta, siis seda kohustust peaksid inimesed ju realiseerima oma kodumaal. Inimesed on kahtlemata kavalad loomad, et kindlasti leitakse seal mingisuguseid variante, kuidas nendest seadustest kõrvale hiilida. Et kas te näete, et kui Euroopa Komisjon selle seaduse nüüd üheskoos vastu võtab, et sealt ikkagi leitakse mingisuguseid selliseid aiaauke, kust läbi hiilida? See sõltub riikide tahtest seda jõustuda ja ma usun, et kui riigid soovivad sellest iseenesest distantseeruda, küllap nad selleks siis võimaluse leiavad, aga ma arvan, et mõistlik on riikidel seda täies mahus siis sellisel juhul rakendada. Praegu on jutt selles... Pidasite silmas pigem nagu neid samu Ukraina meesterahvaid, et kas neil on võimalik kuidagi sellest seadusest kõrvale hiilida, mobilisatsiooniseadusest ära hiilida? Ma iseenesest arvan seda, et selles on oma küsimus kogu selle ettepaneku puhul on ju praktiline kaalutlus sellele, et Ukraina ametlikult ei luba neid mobilisatsioonialuseid mehi oma riigi territooriumit täna ka välja. Nad välja ei saa. Ja järelikult see ettepanek on iseenesest Euroopa Komisjoni poolt tehtud ju selles mõttes kompromissina, mis on veidikene mitte silmakirjalik, ka praktiline tähendus on madal, on väiksem, sest see ei käsitle neid mobilisatsioonialuseid mehi, kes on juba riigi territooriumil, Euroopa riikide territooriumil. Ja kui ta neid ei käsitle, siis ta käsitleb ainult inimeste gruppi, kes on võimelised Ukraina riigi territooriumilt kuidagi lahkuma. Ukraina, ütleme, kui nad õnnestub ebaseaduslikult lahkuda, siis sealt mingisugusel kaalutlustel, siis praegu peaks loogika olema komisjoni ettepaneku järgi, et neile õigus ei anta. Eraldi küsimus on loomulikult meil siis, kuidas me käsitleme ja tõlgendame neid isikuid, kes okupeeritud aladelt Eesti territooriumile sisenevad siis Venemaa kaudu. Aga see on laiem teema ja ma arvan, et siin Eestil oleks arukas. Ukraina ülemraada tegi ettepaneku mitu kuud tagasi eraldi Eestile, aga teistele Balti riikidele, et sulgeda üldse siis Eesti-Vene piir ja ma arvan, et mõistlik oleks meil tõsiselt võtta arutus olla ka see ettepanek. Kas Eesti üldse peaks Brüsselis võtma selles osas sellise eestvedaja rolli, et me teame, Kaja Kallas on väga kõnekas ja esirindlik Ukraina toetaja või on targem hoida sellist madalat profiili ja lasta suurriikidel otsustada, nagu me oleme paljudes teistes asjades teinud, et me oleme nüüd tuntud selle poolest, et me oleme Ukraina toetamisel hoidnud väga kindlat ja vokaalset joont, et kuidas teie silmis selle olukorraga on, et kas peaks jätkama?
kindlasti peaks Ukraina toetamist jätkama, kindlasti selles asjas, ka selles ettepanekus ei tohi näha mingisugust skeptilist hoiakut Ukraina suhtes või Ukraina rahva suhtes, et vastupidi, et siin on selle selle loogika on ju tegelikkus, et Ukraina oleks võimeline ennast kaitsma. Ukraina ise on seda taodelnud, nii et minu hinnangul Eesti peaks seda toetama ja arutama pigem Ukrainaga ka seda, et kuidas seda tõhusalt rakendada üle Euroopa ja et sellisel, et tal oleks võimalikult suur mõju, et aidata siis Ukrainal oma reservi täiendada. Et Ukraina, nii nagu Eesti või iga normaalse või riigi põhiseaduse loogika või ükskõik millise riigi loogika on, et oma riigi kaitsekohustus on selle riigi kodanik. Me teame, et on olemas selline väljend nagu palgasõdurid, sellised sõdurite hulgad, kes võitlevad seal, kus vaja, nende eest, kus vaja. Kuidas on meelsus Euroopas ja ka tegelikult ka väljaspool Euroopat nende sõdurite seas, kas nad soovivad minna Ukraina eest võitlema? Kindlasti on teil infot selle kohta ka, et ma tean, et võib-olla väga paljud Hiinast tulnud sõdurid tahavad minna Venemaa poole võitlema, sõda, mis otseselt ei ole nende sõda, aga kas Ukraina sõjavägi tundub selline atraktiivne koht sõduritele, kellel oma nii-öelda päris riiki ei ole, minna sõdima või mitte? Ütleme, kui me räägime siin Wagneri üksusest või kus on komplekteeritud siis sisuliselt palgasõdurite üksused, siin me oleme näinud, et see on üks asi on niisugused palgasõdurid, mis on siis Venemaa suunal ja ma arvan, et ka kui need Põhja-Korea sõdurid on käinud, et siis need ei ole suugi mitte vabatahtlikud, et need on siis tegelikkuses oma riigi poolt suunatud nii-öelda sundvalik. Pigem ma räägin meelsusest. Aga meelsusest. Nüüd Ukraina juba sõja alul käivitas niisuguse võimaluse tõepoolest siis välisleegioni näol, kus siis vabatahtlikud maailma riikidest said asuda Ukraina siis armeesse lepinguliselt, neile makstakse nii nagu ukrainlastele makstakse ka tasu tähtajalise lepingu alusel, seal on ka ju tegelikkuses on ju ka langenud ka eestlasi vabatahtlikena Ukraina riigi poolt võideldes. Ja ma arvan, et nendel inimestel, ma usun sellises olukorras, kus ka elu on kaalul, ma usun Ukraina pool, kes on läinud võitlema, need on ennekõike inimestel ütleme idealistlikud enese väljendusvormi kavatsused, et ma usun, et vaevad seal inimesi on, kes enda ma olen kahtlev, et kas see on nende just nimelt elatise nad ükskõik kus. See ei ole nii suur summa ka ju, mis nad sealt saavad. Ma arvan jah, et see küllap on võib-olla mõne $1000 jagu seal kuus, aga selle vastukaaluna on loomulikult inimese enda elu, mis ta on siis selle missiooni pinnal pannud tasakaaluks. Kui sõja esimestel aastatel räägiti Ukrainas, et neil on puudu laskemoonast, saatke meile laskemoona, meil on seda kõige rohkem vaja, siis mis on praegu see kõige suurem puudujääk seal sõjatandrile, et kas see ongi inimressurss või on see midagi muud või kõik asjad kokku? Ma usun, et... Või on see tahe on see, mida kõige enam vaja on? Ma usun, et tahte küsimus on Ukraina rahval olemas ja praeguses olukorras on ennekõike Ukraina jaoks kõik need küsimuses mainitud asjad on loomulikult praktilise kaaluga, aga see sama lääne ühtsus Venemaa survestamisel, et selle uuel tasemel demonstreerimine, ma usun, et see on võib-olla vast kõige kriitilisema tähtsusega, et nüüd olukorras, kus Ukraina on valmis olnud, on näidanud aktiivset suutmilikust Venemaa territooriumil tegutseda ja sellel on tulemused, et see oleks ka samas tasakaalus siin siis lääne kogukonna täiendava survega Venemaale ja eks siin me vaatame ka kõik Ameerika Ühendriikide suunda. No on see ühtsus meil olemas, et sanktsioonipakette pikendati, kas neid on juurde tulemas ja kas see surve, kas seda keeratakse pidevalt juurde? Või praegu lihtsalt hoitakse olemasolevat joont ja vaadatakse, et keegi ei laseks seda nii-öelda fookusest? No see on äärmiselt oluline, sest ma arvan, et siin me näeme ju ka vägagi vitaalset poleemikat Euroopa riikide seas, et kuidas on mõtet käituda ja millise rolli peaks Euroopa Liit võtma. Et siin on oluline, et
kõigepealt säilitada selle olemasoleva tahtejõu kontsentreerimine. Et ma arvan, see on kõige suurema kaaluga. Kas on survet kokkulepetele ka? Vabandust, ma segasin vahele. Ma arvan, et riikide poolt niisugune, mitte naiivne, aga ettekujutus selles loogikast, et kuidagi täiendavalt mingisuguse diplomaatilise või kasutatakse nii-öelda off-ramp või mahasõidutee pakkumine Venemaale otse, kui see oleks võimalus siin vahetu sõjategevuse peatamiseks. Sellist ettekujutust kindlasti on paljudes riikides ja paljudel poliitikutel. Oleme me täna sammukese võrra lähemal ka sõja lõppemisele, et on seal mingisuguseid edusamme nii-öelda olnud, et me näeksime, et Venemaa hakkab väsima. Te ütlesite, et Ukraina tegutseb Venemaa pinnal päris jõudsalt. Et kas see näitab seda, et millalgi võib oodata siiski seda, et see asi lõpeb? Või on valerahu uute sõdade eelmäng, nagu te olete ise välisministrina kunagi välja öelnud? Ja, ma arvan, et see on tõepoolest ka pädev ja võib-olla akuutsem see hinnang ka praegu, aga mis puudutab nüüd seda, et kas olukord on liikumas positiivsemas suunas, siis ma arvan, et meil on oluline olla selles mõttes optimistlik, et olukord võiks olla palju hullem. Olukord võiks olla palju hullem, et Euroopa Liit on suutnud oma üldist selgroogu hoida ka rahalises mõttes, et tegelikkuses Ukraina on suuteline aktiivsem olema sõjalises plaanis ja me näeme seda, mida võib-olla selle sõja ajal nii palju ole näinud, vähemalt siis ükskõik millist tüüpi laiem, tõlgendus on, et Venemaa ka siis eliidi osas on tekkinud see sõjatüdimus või kõhklused, ja see on kindlasti positiivne. Et ma tahaks loota seda, et selle küsimus on, et meie kätes on või meie silmade all on see, et milline on selle sõja tulem, et ei ole valerahu või mis iganes, aga ajalises mõttes võiks vast ka kaasaegste sõdade arengule öelda, et ajaline seniit, kui me räägime siin, see on kestnud juba kestab 5. aastat, et see ajaline seniit vast on läbi. Urmas Reinsalu, me täname teid selle intervjuu eest. Suur tänu. Aitäh. On, et Venemaa ka siis eliidi osas on tekkinud see sõjatüdimus või kõhklused, ja see on kindlasti positiivne. Et ma tahaks loota seda, et selle küsimus on, et meie kätes on või meie silmade all on see, et milline on selle sõja tulem, et ei ole valerahu või mis iganes, aga ajalises mõttes võiks vast ka kaasaegste sõdade arengule öelda, et ajaline seniit, kui me räägime siin, see on kestnud juba kestab 5. aastat, et see ajaline seniit vast on läbi. Urmas Reinsalu, me täname teid selle intervjuu eest. Suur tänu. Aitäh. Teile, seekord saate viimases osas ei olegi tegemist niivõrd kurioosse looga, kuivõrd sellega, et Euroopat on räsimas kuumalaine. Ka Eestis olid mingisugused artiklid, kus öeldi, et kuumalaine on nüüd ka siia jõudnud. Inimesed selle peale kommentaariumist kirjutasid, mis kuumalaine? Et me räägime tavalisest suvest, et olete lihtsalt unustanud, milline on tavaline suvi, aga meil on tõesti olukord natukene leebem, kui see on mõnes muus riigis, et näitame korraks väikest videot ka, et kuidas Saksamaal politsei veekahuritest pritsis inimesi ja mitte sellepärast, et kedagi kuskilt laiali jääda, vaid sellepärast, et lihtsalt jahutada neid palaval suveilmal. Et kuidas sulle selline suveilm iseenesest sobib? Absoluutselt mitte, sest mu meik sulab ära ja siis juuksed lähevad kahuseks ja absoluutselt mitte. Ja ma tavaliselt olen alati põgenenud kuskile sooja Euroopa sihtkohta, aga nüüd jääb minu nimekirjast välja Pariis. No minule isiklikult ka liiga palavad ilmad ei meeldi. Tuues välja need samad põhjused, koertega väljas jalutamine on keeruline, asfalt on kuum, juuksed lähevad kahuseks, meik jookseb laiali ja ma ei tea, kas leidub naisterahvast, kes nii väga sellist niisket palavust armastakski. Aga samas, mis me ikka vingume tüüpilist eestlastena, et ma arvan, et meil selline 1,5 kuud sellist suveaega siin on ja siis hakkame jälle rääkima, et miks vihma sajab ja sügis on ja et kahju, et suvi nii lühikeseks jäi. Nii et laseme oma patareid täis ja siis saame vinguda halva suusailma üle edasi. Just, et võtame selle D-vitamiini vastu, mida meile praegu pakutakse ja siis otse jõuludele vastu. Aga aitäh, head vaatajad, et olite meiega. Kohtume teiega taas juba järgmisel esmaspäeval ikka Õhtulehes.